See on reaalajas otsevaade mereliiklusest Hormuzi väinas. See toimub samal ajal, kui Iraan reageerib nüüd president Trumpi korraldusele blokeerida Hormuzi väin. Ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi väidab, et kõik sõjalaevad, mis üritavad Hormuzi väinale läheneda, loetakse Zevari 2 nädala pikkuse relvarahu rikkumiseks. Ja nendega käitutakse karmilt ja otsustavalt. Kaardivägi teatas Iraani riigimeedias avaldatud avalduses, et väin on Iraani mereväe intelligentse juhtimise all. Ja see on avatud mittesõjalistele laevadele ohutuks läbipääsuks vastavalt konkreetsetele eeskirjadele. Et sellest rohkem rääkida, kutsun siia Džinsa presidendi ja tegevjuhi Michael Makovski. Ja nagu alati, Michael, hindame väga, et oled siin koos meiega Foxi Live Now saates. Aitäh, et mind vastu võtsite. Head pühapäeva. Head pühapäeva ka sulle. Ja ma tahaksin alustada rääkimist uuest arengust. Nimelt sellest, et Iraan vastab president Trumpi teadaandele, et ta annab käsu mereväe laevadel luua Hormuzi väinas blokaad. Iraan ütleb nüüd, et hakkab kohtlema kõiki sõjalaevu kui ohtu. Mida saate meiega jagada Iraani revolutsioonilise kaardiväe viimase avalduse kohta ja mida see võib tähendada? Jah, ma usun, et tasub kõigile meelde tuletada, et relvarahu eesmärk põhines ideel, et Hormuzi väin jääb täielikult avatuks. Ja iraanlased rikkusid seda, lubades väina ületada ainult liitlaslaevadel või neil, kes maksid umbes $2 miljonit ületustasu iga tankeri kohta. Nii et nad on juba relvarahu rikkunud, sellepärast on see natuke naljakas, vähemalt. Öelda, et meie sõjalaevade läbipääs rikuks relvarahu, kui tegelikult on vastupidi. Aga president Trump ütleb, Iraan, kui te ei luba laevadel ilma loata läbi sõita, siis meie ka ei luba teie laevadel ja naftal väljuda ning te ei saa ühtegi oma tulu. See mõjutab Iraani ja ka Hiinat. Sest umbes 90% Iraani nafta ekspordist läheb soodushinnaga Hiinasse. Nii et võib tekkida tupik või võivad Ameerika Ühendriigid otsustada eskaleerida ja öelda, olgu, me blokeerime nad, aga võib-olla ründame tõesti Kargi saart, kust läbib peaaegu kogu Iraani nafta eksport. Või võiksime pakkuda, nagu kindral Jack Keane Foxis soovitas, et nafta, teate küll, me võtame kontrolli või hävitame Kargi saare, kui te ei anna meile juurdepääsu oma tuumamaterjalile. Me kuuleme sageli väljendit murdepunkt, kui räägitakse sellest, mis praegu toimub, eriti Hormuzi väinas. Kui me näeme, kuidas olukord praegu eskaleerub, president Trump annab käsu sealset blokaadi kehtestada, Iraan vastab ja ütleb, et kohtleb iga sõjalaeva kui ohtu, kas me seisame potentsiaalselt silmitsi järjekordse pöördepunktiga? Tead, see on küsimus. Ma arvan, et president Trump tegi siira jõupingutuse. Ma mõtlen, me saatsime oma asepresidendi nendesse läbirääkimistesse. See on oluline, märkimisväärne edasiminek. Minu mulje on, et iraanlased on harjunud Ameerika presidentidega, kes ainult räägivad. Nad tahavad selles esimeses voorus venitama hakata, unustades, et Trumpiga on teistmoodi kui teistega. Ta ütleb, ma olen sulle juba võimaluse andnud. Ja olgu, tule tagasi meie juurde, kui oled meie tingimustega nõus. Ja kui nad ei nõustu, mida ma ka ei usu, ja ma ei usu, et iraanlased seda plaanivad, siis võib lihtsalt tekkida ummik meie tegevuses. Või nagu president Trump oma postituses Truth Socialis vihjas, et me lõpetame töö natuke rohkem ära. See tähendab, ma arvan, et me tabame rohkem Iraani majanduslikke sihtmärke, võib-olla ka rohkem sõjalisi sihtmärke, aga peamiselt majanduslikke sihtmärke, et kahjustada režiimi ja lämmatada neid majanduslikult. Ja nii muudame tõenäolisemaks, et rahvas lõpuks nad kukutab. Ja siis jääb ainult viimane küsimus, aga kuidas on tuumamaterjaliga?
Räägime sellest, sest sa mainisid, et asepresident J.D. Vance reisis heas usus Pakistani, et istuda läbirääkimiste laua taha ja püüab jõuda mingisuguse kokkuleppeni. Nad vestlesid 21 tundi ja tead, ma jagasin meie vaatajatega seda, mida Fox Newsi korrespondent Lucas Tomlinson teatas punastest joontest ja sa mainisid neist ühte. Tead, see kõik on tegelikult seotud tuumaprogrammi ja rikastamisrajatistega. See on see punane joon, milles kumbki pool ei ole valmis loobuma. Kas on realistlik oodata mingeid muid tulevasi läbirääkimisi, kui Iraan keeldub sellest loobumast? Mina arvan, et see on ebatõenäoline. See on võimalik muidugi. Ma mõtlen, sa võiksid öelda, et iraanlased ütleksid, olgu, me laseme laevadel Hormuzi väinast läbi minna. See oleks nii. Siis oleks meil veel üks vestlus. Ma näen seda kui võimalust. Kui põhimõtteliselt nagu asepresident Pence ütles, ei ole nad valmis loobuma tuumaprogrammist. See tähendab, et nad peavad loobuma sellest, mida nad on rikastanud ja neil ei tohi olla mingit tuumaprogrammi. Ja see nõuab, et meile antaks juurdepääs, nagu Liibüas, kus me eemaldasime materjali ja hävitasime rajatised. On raske ette kujutada, et see režiim selles küsimuses järele annab. Nii et küsimus on, mida me selle suhtes ette võtame. Vaadake, mida ütles Fox Newsi korrespondent Trey Youngst. Ükski Sapirva läbirääkija ei jäänud pärast 21 tunniseid läbirääkimisi Pakistani. Iraan ei tee endiselt olulisi järeleandmisi rikastatud uraani ja Hormuzi väina osas. Nii et Michael, siit edasi oleme ummikus. Kuhu liiguvad Ameerika Ühendriigid siit edasi? Jah, nii et on mõned võimalused. Me võime hoida Hormuzi väina bloksaadi, et tagada, et Iraani nafta ei lahkuks, samal ajal kui me puhastame Hormuzi miinidest ja nii edasi. Me võiksime öelda, me puhastasime Hormuzi väina ja nüüd saab Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide nafta välja minna, aga me ei luba Iraani naftal väljuda. Minu organisatsioon, see, mis soovitas jaanuaris iraanlased blokeerida ja režiimi lämmatada. Mul on hea meel, et valitsus teeb seda nüüd. Jällegi, me võiksime minna veelgi kaugemale ja öelda, hakkame kontrollima või hävitame Kargi saare, kust läbib umbes 90% Iraani nafta ekspordist ja kuhu see suunatakse. Me võiksime seda teha ja see põhjustaks tõelist ja püsivat kahju selle režiimiga, sest siis oleksid nad täielikult majanduslikult õõnestatud. Nad ei suudaks pärast seda peaaegu midagi maksta. Aga see võiks kahjustada ka pärast režiimi tulevaid valitsusi. See ongi risk. Me võiksime rünnata, nagu Trump on soovitanud, Iraani majandus- ja energiataristut, et režiimi lämmatada. Me võiksime ballistiliste rakettide vastu rohkem ette võtta, millega me pole veel lõpuni tegelenud. Peamine küsimus on tuumaprobleem ja selles ei ole ma endiselt kindel. Ilmselgelt mul puudub selle kohta luureinfo, kuid kindlasti oleks riskantne nii kaugele minna. Usume, et rikastatud tuumamaterjali hoitakse võib-olla nende rusude all, mida me juunis pommitasime, et ala julgestada ja kõrvaldada materjal. See on riskantne ja mulle tundub, et president Trump on ettevaatlik midagi sellist teha. Aga me võiksime seda teha. Ja need on kõik punktid, mida saab arutada. Jah, kui ma võin lisada, siis ma arvan, et Hezbollah, mis on režiim, teeb Teate küll iraanlaste haru, nad tegid mõned vead. Nad ründasid Iisraeli 8. oktoobril 2023 kohe pärast Hamasi, mis viis lõpuks nende tõsise nõrgenemiseni ja kõigi nende peamiste juhtide surmani. Nad ründasid hiljuti uuesti, andes iisraellastele veel ühe põhjuse Hezbollahad nõrgestada. On huvitav dünaamika, kus Liibanoni valitsus tahab, et Hezbollah lahkuks, sest nad teavad, et see toob ainult sõda. Peamine põhjus nende riigis sõjale on see Iraani käepikendus, mis alustab võitlust Iisraeliga.
nii on näha, kuidas Iisraeli ja Liibanoni valitsuse huvid kattuvad. mõlemad tahavad, et Hezbollah hävitataks ja kaoks. nii et tead, see võib olla suur hetk, siin võib olla võimalus mingiks normaliseerimiseks, aga koos liibanonlastega. Kuid lõppkokkuvõttes sõltub see sellest, kas Iisrael suudab Hezbollah't veelgi nõrgestada. Michael, enne kui lasen sul minna, tahan öelda, et on palju erinevaid aspekte, mida me jätkuvalt jälgime ja hoolikalt jälgime. Kas on mõni detail või konkreetne sündmus, mida sa ennustad ja mida sooviksid meie vaatajatega jagada? jah, muidugi, väga tänan. Iisraellased jälgivad jätkuvalt Liibanoni tähelepanelikult. relvarahu Iraaniga annab Iisraeli sõjaväelastele veidi rohkem hingamisruumi, et nad saaksid nüüd keskenduda Liibanoni piirkonnale. minu jaoks on küsimus Hormusi väinas, kui asjad eskaleeruvad, nagu me rääkisime, ja kui Iisrael või Ameerika Ühendriigid otsustavad kasutada seda sõja taasalustamiseks, sest nad tegid ainult relvarahu, mida iraanlased ei austanud. nii et kui Ameerika Ühendriigid ja Iisrael jätkavad sõjaliste rajatiste ja seejärel majandusrajatiste pommitamist, siis suur küsimus, mida me tõesti peame hoolikalt jälgima, on tuumaküsimus. kas me proovime tuumamaterjali välja viia ja hävitada midagi, mis ei pälvi ajakirjanduses kuigi palju tähelepanu? Pitsaksi mägi on suhteliselt uus rajatis, mida juunis ei pommitatud, kuna see on mäe all sügavamal kui Fordham. ja rahvusvahelised inspektorid pole seda kontrollinud. me peame tegutsema või lihtsalt rääkima. kui iraanlased midagi teevad, reageerime. Keskendume olulisele: Pitsaksi mägi, tuumamaterjal ja Hormusi väin. väga hea. Michael, nagu alati täname sind, et leidsid aega meiega siin Foxi Live Now's liituda. aitäh, head päeva.